Mina olen Villem Kass, olen BMX trikivaate treener, oleme siin BMX Akadeemias ja täna hakkame õppima poistega baarspinni. Samm number 1 siis. Valid seina, lähed seina äärde, lükkad tagaratta vastu seina ja jalgadega pedaalidega kinni ja keerutad lenksu esimese jala poole. See on nii-öelda õiget pidi. Lenksu peab siis keerutama esimese käega visates, püüad kuskil 2-7 peal teise käega kinni, seejärel paned esimese käe peale ja maandud ära. Ja nüüd harjutad seda nii kaua, võid seda mingi nädal otsa järjest teha, enne kui hakkad päriselt õppima. Lihtsalt viskad niimoodi, silmad kinni täiesti saad teha, lihtsalt sul on kätes sees juba liigutus. Samm number 2, pull up baarspin. Selleks, et lenksu mööda saamiseks ruumi teha, pead sa keha raskuse taha viima, puusad taha, pea jääb siia lenksu kohale, jalad on sirged, siis surud põlled kokku, hoiad kas siis sadulast kinni, kasulik oleks, kui sadul oleks kõrgemal, või siis, kui sadul ei ole piisavalt kõrgel, hoiad kas või raamist või siis lihtsalt kränkidest kinni. Kolmas samm, full send, valid hüppe, kus sul on mugav, ja hakkad sendima. Alguses on hea, selleks, et julgust saada, teha näiteks X-appi, siis saad lihtsalt teada, kas sul on üldse aega visata baarsi või mitte, aga kindlasti ära tee seda, et sa teed X-appi ära ja siis viskad järsku. Niimoodi näeb baarspin väga jube välja. Pigem teed niimoodi, et võtad ühe käe lahti, lükkad teisega tööle ja püüad kinni, kõik on ilus. Mina soovitan siis baarsi visata selle hetkel, kui sa oled õhus kõige kõrgemas kohas, natukene enne seda võib-olla. Teisiratas on mul natukene kõrgemal, siis viskad tööle ja sa peaksid enam maanduma niimoodi, et sa jõuad just enne lenksu kinni püüda, kui sa maandud. Siin tuleb jauga ja ei tee mitte midagi. Et kas tuleb ära ja mitte midagi. Ja mitte midagi. Ma olen sust pettunud. Läks sõrm korraks pooleks, aga ma tulen ka baari viskuma, nii et loodan, et tuleb välja. Väga hea. Miks sa ei võlla? Oi! Robi, mis sul juhtus? Meeldis sulle baarspinna, jah? Täiega! Ma hoian kinni ja lihtsalt tunnen, nagu ma lükkan, siis kuidagi läheb niimoodi, siis ma surnud. Jõu. No nii, siimdab ära. Nii teega. Jee, peaaegu. Tuleb. Jah. Rohkem... Kui midagi juhtub nagu, kas see mingi, kui ma teen baari ära, ma nagu käsi sai külge, siis see kuidagi niimoodi maandub. Kas ma ei tea, ma ei tea kuhugi lenda või midagi. Pigem kui taha poole, nagu midagi juhtu väga. Selle vältimiseks sa pead lihtsalt hoidma käsi lenksu lähedal. Keerutad, hoiad käed lähedal. Kui sa võtad need käed kaugele, lihtsalt karvad saad kinni hoida, siis sul läheb kogu keha raskus taha ja ratas lendab edasi minema. Tuleb! Ma räägin, kuidas see jalg läks. Parem juba läheb. Ma teen nima. Mina küll täna ei tee. Korras või? Jaa, väga. Just rääkida. Katkise sõne poiss tuleb. Sama sõrm või? Ei! Teine või? Ei! Mis siis? Räägi sellest lähemalt. Noh, mis juhtus? Mis juhtus, Robin? Oota, ma pean vetsu minema. Sa hakkas minema tabulisse. Siim, sa pead püsima ratta kohal. Kui sul on nüüd see tüüpiline probleem, kus jalad tulevad lahti, siis hoia lihtsalt jalgadega kinni. Joo, peaaegu.
väga hea. Siim, kuidas kommenteerid, mis sa teed valesti? ma õppisin paarisi valet pidi ära, seda ma teen valesti. Õige. Aga nüüd tuleb õigesti ära, on ju? Väga hea. Kas tuli järgmine, kes sai... jah, peaaegu. Kas sul on ka vaja külma keegi sinna? Parsid tegemata täna. Sellepärast, et nutcrackerid ja valusad sõrmed. Aga hull asi. Teeme ära nüüd, teeme ära, See ei on ju? ole väga hull asi. Teeme ära, nukid, palun teeme ära. Või, tee ära lihtsalt full commitment, sa peaks esimese korraga ära tegema. Mõtle Marti Lainevool kõik 3. katsega. Jaa, tuleb 2 käega ühest sellest kinni. Ja kindlasti soovitan kanda kindaid sellepärast, et nad teevad püüdmised palju pehmemaks. Nüüd ma tean. Nüüd sa lõksid rohkem enda ratast ära. ma just tegin selle ära. Kas koos on naine kui su ratas? Barspin on nüüd täpselt selline trikk, kus pidurilink jääb väga häirima. Soovitan tegelikult barsi õppimiseks võtta pidur korra maha, sellepärast et kui sa teed barsi alustad alguses, siis juba siin viskemomendil võib ta ette jääda. Ja kindlasti sa hakkad püüdma täiesti suvalisest kohast. Hästi valus on, kui sa püüad siit lingist kinni ja näiteks käsi jääb üldse lingi vahele. Hiljem, kui sul on juba ilusti enda käpas, siis on see, et hakkad püüdma ilusti kinni. Vahepeal isegi täpselt niimoodi, et haarad 1 sõrmega püüdma või 2 sõrmega. Aga alguses õppides soovitame ilma piduriteta teha. Nii napilt. Tuleb. Enne kui aku saab tühjaks. Passid seal? Valutas. Ei valuta midagi. Riko, tuleb ära nüüd. Enne kui aku tühjaks saab. Mina juba tegin. Siis on Siimul tehtud ja Rikol ka tehtud. Davai, samamoodi ja tuleb. Olemas, tee ära! Tuleb! Pars on siis põhimõtteliselt selline trikk, et ei olegi väga lihtsamat moodust, kuidas seda õppida. Sa võid alguses teha pull-up barspini näiteks muru peal, ma ei tea, kuskil mati peal, aga kokkuvõttes, kui sa lähed päriselt tegema, sa pead ikkagi päriselt sendima. Lihtsalt viskad tööle, lõhud ratast, mis iganes, saad ise natuke haiget, no juhtub. Me kõik oleme selle läbi teinud, nii see trikk käib. Kui saab korda jääda, siis ma hakkan sinu channel vaatama. Väga hea. Aga mis su telefoniga juhtus, räägi meile? Viskasin põllu. Anita! Mis sa siis teed seda? Viska.